Eero Rändla on mees, kellel on laialdased ja mitmesugused kogemused. Ta on aastaid juhtinud rahvusvahelise ulatusega ettevõtet, olnud Paikuse volikogu liige, olnud komisjoni esimees, olnud ka läbirääkija, kui 2017. aastal haldusreformi käigus sai Paikusest Pärnu osavald. 4 aastat on täis saamas ja uus valitsemiskorraldus on ennast nagu näidanud. Et mida te nüüd võite selle 4 aasta kohta öelda? Mis on õnnestunud ja mis on olnud võib-olla selle asja juures pettumuseks? See esialgne tõepoolest informatsioon, et ma olen juhtinud rahvusvahelist ettevõtet ja mitte ainult juhtinud, vaid lausa loonud. Ja mul on hea meel ka praegu välja öelda, et see ettevõte sai 22. mail 30-aastaseks ja 17 aastat olen ma seal töötanud ja tõepoolest sealt on suur kogemus kaasa tulnud, kuivõrd selle firma loomisel, millest ma osalesin, tuli läbirääkimisi pidada nii kohapeal võimuesindajatega kui ka välismaalastega, kelle me kaasasime antud projekti elluviimisse. Muidugi teine väga suur tähtis osa, kogemuste saamise osas on olnud tõesti siinsamas Paikuse vallas olles mitmed koosseisud Paikuse valla volikogu liige. Ja ilmselt ka sellele kogemusele usaldati mind valla poolt 2017 asuma läbirääkimiste laua taha. Ja ma peaks ütlema, et väga üksmeelne seltskond oli koos ja väga põhjalikult arutati neid teemasid läbi, mis kaasnevad ühinemisega. Ja igal juhul see ühinemine, need läbirääkimised kandsid vilja ja me nägime kõik, et Suur-Pärnu ühiselt võib teha suuri tegusid. Tänaseks on tõepoolest peaaegu et 4 aastat mööda läinud ja nüüd arvata, et tõepoolest 4 aastat tagasi me suutsime kõik need detailid, mis tagaksid maksimaalse arengu ja ühtlase strateegilise pilgu loomine kaugemasse tulevikku, ei pea paika. Ja nagu elu on ka näidanud, et paraku 4 aastaga ei ole võimalik nii mitmel omavalitsusel, eriti kui sinna kuuluvad Suur-linn ja tema ümber olevad osavallad, väga hästi toime tulla. Selleks tõeliseks ja väga efektiivseks ühtseks tegutsemiseks läheb ilmselt veel 1-4 aastak või võib-olla 2-4 aastat, aga sinna suunas me oleme praegu liikunud. Ja ma ei tookski välja võib-olla neid momente, et mis on halvasti läinud, aga ma ütleksin niimoodi, et on terve rida veel reserve, mida me saaksime paremini kasutada, et see ühtsus, mis me oma lepingus nägime, hakkaks maksimaalselt tööle. Sest vaatame, kust poolt me vaatame, siis maa on ikkagi maa ja linn on linn ja need erisused, mis on maa ja linna vahel, on paraku ka välja löönud selle 4 aasta jooksul. Aga räägime nüüd nendest reservidest. Mida, kui pidada silmas järgmist 4 aastakut, mida tahaks Paikusel saavutada? Eks kõigepealt ma siis pöörduksin selle teema juurde, et mitte ainult Paikusel, vaid ma ütleksin terve linna osas, et kust hakkab meie elu peale ja miks on üldse omavalitsused loodud. Mina näen omavalitsust kui teenindusettevõtet, kes loob selle taustsüsteemi, et nendel inimestel, kes siin elavad, oleks hea olu tagatud, et nad tahaksid siin elada ja samas looksime ka võimalused, et rohkem ja rohkem inimesi tuleks siia. See tähendab, et meil peab olema lasteaiad, lasteaedades peab olema hea seltskond kaader, meil peab olema kool, meil peab olema teenindusvõrk, on ta spordisaal, on ta arstiabi saamine või kaubandusvõrk ja võib öelda, et nende aastatega, kus me olime vald, oleme me Paikuse vallas need vajalikud elemendid siia loonud ja meil on ka ette valmistatud terve rida veel maa-alasid, kus me võiksime välja anda või õigemini, kus me võiksime pakkuda inimestele ka ühe pere elamata maad. Meil on välja ehitatud väga suur ja ulatuslik kergliiklusteede võrk, aga paraku kuivõrd elu läheb edasi, siis selle võrgu laiendamise vajadused on meil veel pikaks perspektiivis vaja veel ellu viia
ja seda, kuidas me edasi areneme, on kajastasime me ka juba ühinemislepingus investeeringute kavas ja seda on ka küllaltki edukalt täidetud ja meil on loodud ka perspektiivsed suunad, kuhu me tahame järgmise 4 aasta jooksul edasi arendada. Ja vaadates nüüd, mis Paikuse praegu on ja mida me homseks tahame, siis kuivõrd Paikuse kool meil on hästi arenenud ja seal on üle 500 lapse, siis meie järgmine eesmärk on luua kooli juurde huvikool, mis küll praegu meie investeeringute kavas kajastub, aga paraku me ei ole jõudnud veel Pärnu terviku strateegiasse seda koolimaja sisse viia. No teiseks objektiks, mis meil on vaja veel Paikusel lähiajal ka ellu viia, on Paikusel paiknev Sillaküla ja Seljametsa küla kokkuviimine. Kui me vaatame seda liiklustihedust, mis Paide maanteel on, siis ma pean tunnistama, teinekord hommikul on Teeveere tänava otsast küllaltki raske tee peale saada, sest liiklustihedus on nii suur. Ja kui me nüüd saaksime investeeringute katta Sillaküla ja Seljametsa küla kokkuviimise, siis see tähendaks, et kohalikel elanikel oleks võimalik otse saada Paikuselt ilma suurt maanteed läbimata Seljametsa, kus meil on ka üks küllaltki oluline keskus. Kuivõrd Paikuse osavald asub ka 2 jõe vahel, see on siis Reiu ja Pärnu jõgi, siis me vaatame ka, et lähiperspektiivis me saaksime ehitada Reiu jõe äärde paadisadama ja ka Pärnu jõe äärde nii ujumiskohad kui ka paadilautrid, mille kaudu saaks siis paate vette lasta. Ja samas on meil väga ilus plats ka Reiu puhkebaasi juures, kus me oleme planeerinud ehitada kogu suurele Pärnule laululava, kus saaks toimuda siis ülepärnulised üritused, nii laulupidu kui ka muud suured rahvamassiüritused. Nii et arenguks on meil pilk nagu kaugemas tulevikus, kui ainult võib-olla on lähi 4 aasta jooksul. Mis sisendab kindlust, et need plaanid lähimas tulevikus ka täituvad? Kindlasti, eks see elu, mis meie ümber toimub, määrab ka ära meie poolt paika pandud tulevikuperspektiivide realiseerimise. Aga me peame tagama oma regiooni tasakaalustatud arengu ja vastavalt nendele võimalustele, mis meil on. Ja siinkohas tahaksin rõhutada, et kui me kirjutasime alla ühinemislepingu, siis oli seal väga selgelt öeldud, et need tendentsid, mis meil ennem arengu osas olid, ja kuivõrd seal oli Paikusele tehtavat investeeringute osa kuskil 10%, siis me omalt poolt seisame, et kui nii palju, kui kohalik Pärnu linna eelarve võimaldab investeeringuid teha, et meie osa oleks seal vähemalt 10%. See tagaks nagu ühtlase tasakaalustatud arengu kogu Suur-Pärnu ulatuses. Ja mitte ainult meil, vaid ma püüan seista ka selle eest, et sellised raamid, mis sai ühinemislepingus paika pandud ja millist kokkulepet sai tehtud, tagatakse nii Paikuse osavallas kui Audru osavallas kui ka Tõstamaa osavallas. Me peame vaatama neid ühinenud väike omavalitsusi suure tervikuna. Nüüd me oleme selle suure omavalitsuse üks osa, aga me peame seisma selle eest, et meie areng toimuks ühtlaselt ja tasakaalustatud kogu Pärnu üle.